Jänkujussi suur käejälg. Jass, võib-olla hakkaksime kodu poole astuma. Oota, ma tahan näha, kui kaugele see tüdruk käte peal kõnnib. Kuulge, aga see tüdruk ei jäta ju niimoodi üldsegi jalajälgi. Jah, temast jäävad ainult käejäljed maha. Tead, Jass, see on väga huvitav. Me täna koolis õppisimegi just, kuidas käejälg aitab jalajälge vähendada. Mina küll ei saa aru, kuidas mu käed jalgade jälgi väiksemaks teevad. Jass, me räägime ju hoopis teistest jälgedest. Kuula, ökoloogiline jalajälg on see jälg, mille inimene oma elutegevusega maailma jätab. Söömine, riiete kandmine, eluase, reisimine, kõik see kulutab energiat, loodusvarasid ja muudab kliimat. Niimoodi jääb inimesest keskkonnale suur jälg. Kui kõik inimesed maakeral elaks nii nagu eestlased, oleks meil 1,5 maakera juurde vaja. Nojah, aga ma ju pean sööma ning talvel on riideid vaja ja toas peab ju soe ka olema. Muidugi, Jass, aga ökoloogilise jalajälje jätab see ometi. Kuid me võime seda jalajälge vähendada, tehes häid tegusid, jättes käejälje. Mida rohkem keskkonnale häid asju teed, seda suurem on sinu käejälg. Ning seda väiksem on su jalajälje mõju keskkonnale. See on küll tore. Kus selle hea mõtte peale tuldi? Eks ikka seal, kus keskkonna muutumine inimestele kõige suuremat mõju avaldab, vaesemates riikides nagu Ghanas või Indias. Ökoloogilise käejälje tunnus, roheline käejälg, on India tüdruku Sri Jaama. India koolides õpetatakse lapsi käejälje abil keskkonna säästvat arengut mõistma. Aga seda sama käejälge kasutatakse üle maailma, et õpetada lastele keskkonna hoidmise vajalikkust. Aga missuguseid asju tehes minu käejälg kasvaks? See on tegelikult päris lihtne, Jass. Näiteks, kui sa hambaid pesed. Mina pesen hambaid väga hästi. Nojah, väga tubli, aga selleks ajaks, kui sa hambaid harjad, tuleks kraanivesi kinni keerata. Siis on vaja vähem vett puhastada ja torusid pidi sinu kraanini pumbata. Niimoodi hoiad kokku energiat ja säästad keskkonda. Ahah, ja siis kui duši all käin, siis keeran ka vahepeal kraani kinni, kui ennast seebitan, eks? Just nimelt, Jass, väga õige. Aga mis ma veel teha saan? Me saame vaadata, et tuled niisama ei põleks, saame prügi sorteerida ja puid käia istutamas. Samuti ei ole vaja kogu aeg uusi asju juurde osta. Kui siiski on midagi tarvis, siis tuleb vaadata, et see oleks keskkonnasõbralikult toodetud. Ning et inimestele oleks selle asja tegemise eest väärilist tasu makstud. Isegi nii lihtne ja hea asi nagu taimetoidu eelistamine aitab keskkonda säästa. Väga hea. Tšau, mis te teete? Tšau, Jesper, me rääkisime siin just Jassile käejäljest. Ah soo, ja Jass, mis sa sellest käejälje teemast arvad? Mina arvan, et energiat ei tohi hooletult ja raiskuvalt kasutada. Me peaksime paremini märkama, et mida me teeme ning kuidas selle juures energiat säästa. Väga tubli, Jass, nii see tõesti on. Muide, me arutasime Raidoga ka seda teemat ning leidsime veel mõned asjad, mida me ise teha saame. Palun rääkige meile ka. Me elame Raidoga päris lähedal teineteisele. Me siis mõtlesime, et ilusa ilmaga sõidan jalgrattaga Raido juurde ning siis sõidame koos kooli. Saan aru, siis ei pea teie emad eraldi kooli juurde sõitma, eks? Aga mis te lumetuisu korral teete? Noh, kolleda ilmaga tulen ma ikka Raido juurde, aga võib-olla jalgsi ning siis tema ema viib meid koos kooli. Või tuleb Raido minu juurde ja hoopis minu ema sõidutab meid. Kui meie juurest buss sobivamal kellaajal tuleks, siis me sõidaks hoopis bussiga, nagu me pärast kooli teeme. See on väga tubli, niimoodi kasvatate ju oma käejälge päris korralikult. Ja siis me mõtlesime veel, et vaatame oma vanad riided üle ja viime need taas kasutusse. Kui keegi saab neid kasutada, siis hoitakse kokku uute riiete valmistamiseks kuluvat energiat. Taas kasutada saab isegi prügi, näiteks Ghanas kogutakse kasutatud kilekotid kokku. Siis need puhastatakse ja tehakse kangaks, millest luuakse moekaid turu- ja seljakotte. Ja käejälg kasvab jällegi, äge! Jass, aga nüüd me peame küll kodu poole hakkama minema. Oi, mina pean ka kiirustama, mu buss läheb varsti. Juss, räägime täna õhtul kodus vanematega, kuidas nemad oma käejälge kasvatada saaks. Jass, see on sul suurepärane mõte. Ma räägin ka oma emaga sellest.
ja minagi arutan seda oma vanematega, aga nüüd ma pean tõesti minema. Tšau! Tšau! Üllas korduks muinasjutt sai läbi. Autoga sõitmine või asjade tarbimine on loomulik. aga me peaks lihtsalt rohkem mõtlema, kas me parasjagu kasutame või hoopis raiskame. Meie käejälg on hea jälg, mille jätame iseenda tegevusega. Käejälg vähendab meie ökoloogilise jalajälje mõju. Meie käejälge kasvatavad head tegevused, näiteks vee ja elektri säästmine. Või puude istutamine või prügi sorteerimine. Üheskoos saame muuta keskkonda meile kõigile paremaks.